Aitäh, Tõnis! Tere kõigile! Ma püüan jah nüüd siis kuidagi selle ette antud ajaga hakkama saada, et jutt Sa võid ka mõne minuti üle minna. Jah. Meil on 2 ideed sulle. 3+3 võid kasutada. Jutt on õige, et tõepoolest igasugused sellised avatud innovatsiooni platvormid on uus trend tõepoolest, kuidas tooteid arendatakse. Ehk et sellised juhtivad avatud lähtekoodiga digitaalsed platvormid, eks ju, just nimelt tarkvaraarendajatel on sealt Ameerikast nagu arvata võib, eks ju, kõik need GitHub tüüpi niisugused suured platvormid San Franciscos või siin samast Eestiski hea võtta, siit sama GrabCAD, eks ju, kes sisuliselt ju on teinud oma samasugusest ideest ju ka toote, eks ju, kus tegelikult seesama Hackerspace ehk eesti keeli siis selline kogukonnapõhine töökoda on tegelikult ju koht, kus püütakse siis leida mingisugune ühine äritakistus või probleem ja sellele siis ühiselt lahendus leida. Nüüd tulles selle esimese idee juurde, siis tõepoolest idee on kaalumist väärt, kuid siin tuleks natuke nüüd mõelda, et mis on siis nagu see väärtuspakkumine sellele osalejale seal, et kui see esimene Hackerspace idee on minu jaoks rohkem selline hobinokitsemise valdkonda minev idee, siis teine idee on juba tõesti lähemal sellisele avatud innovatsiooniplatvormile. Mõlemad on vajalikud selleks, et luua sellele insenermõtlemisele tausta. Aga veel kord, kui näiteks GrabCAD-i väärtuspakkumine ehk läbi selle nende loodud toote ehk selle community on see, et insenerid hoiavad aega kokku, sest GrabCAD-ist on võimalik, eks ju, alla laadida ja ühtsesse formaati tõlkida kümneid tuhandeid juba olemasolevaid disainlahendusi. Ja siis see insener saab selle konkreetselt oma tootesse siis siduda. Ja kui see toode on nüüd tõesti niivõrd äritundlik, siis sellest juba siis ei taheta jagada teistega, siis selle eest võetakse juba raha. Et minu jaoks vajaksin mõlema idee puhul veidikene edasi arendamist siis see punkt, kui avatud innovatsioonis saab tegelikult osaliselt suletud innovatsioon. Ehk et alati tekib mingil hetkel vajadus siis ettevõttel võib-olla arendada midagi sellist, kus hakkavad juba mängima ärisaladused oma rolli. Nii et see esimese idee puhul see idee, et anda osalusprotsent selle tehnilise lahenduse eest, ma ütlen otse, mina sellesse väga ei usu. Ja ma olen alati öelnud startupidele, et ärge müüge ennast liiga odavalt maha ja see on see koht, kus tekib see, et sa alguses olles väga hädas, kus sul on veel seda teadmist ja oskust vähe ja ennekõike raha vähe, siis antakse odavalt ära osalus millekski, mille puhul võib-olla hiljem oleks võimalik palju suuremat lisaväärtust teenida. Ehk et ma ütleks, et see idee halb on, see osalusprotsendi andmine, aga võib-olla see peaks olema case by case lähenemine, et siiski selline teenustasupõhine lähenemine vast oleks mõistlikum ja see on päris laialt ka mujal levinud. See on täiesti õige mõte, et kui startupil raha on, siis ei ole üldse mingit probleemi. Selles mõttes, et Tõsku. osalusprotsenti raha ka see Hackerspace võib seda ka raha eest teha. Aga kui seda raha ei ole, siis on võimalik ka alati teha selliseid etteulatuvaid tehinguid, et edukuse puhul saad sa selle tasu siis, kui juba on tekkinud see esimene maksev klient sellel ilma rahata startupil. Siin on mitmeid võimalusi, jah. Nüüd selle teise idee juurde tulles, et ma olen ka ise suur selliste avatud innovatsiooniplatvormide toetaja. Ehk et sellised kinnised tootearendamismudelid, Eesti puhul, väikeettevõtete puhul, paraku on tihti piiratud selle ettevõtte omaniku enda arusaamisega mingi toote vajadusest ja see tihti tegelikult piirab ka selle ettevõtte tootearendusmeeskonna tiibade ulatust. Et selles mõttes igasugused toetused, mida me ka meie Eestis innovatsiooniosaku toetuse näol promome, on see, et tõesti kaasata ettevõtte väljapoolt inimesi tootearendusprotsessi, siis tegelikult see nutika töökoja idee just nimelt seda toetabki. Aga nüüd küsimus minul on see, et kas on mõtet hakata investeerima uuesti mingisse infrasse. Meil on olemas tegelikult Eestis päris palju juba selliseid keskkondi, mis on päris hästi igasuguse tehnoloogiaga varustatud, aga tõepoolest, millest on puudus, on väga tugevad tiimid ehk need inimesed seal sees, kes tõepoolest suudaksid siis nii nendele hobinokitsejatele kui ka tegelikult juba ettevõtetele, kes telliksid nendelt
nendelt samadelt avatud innovatsiooni kogukondadelt reaalseid lahendusi. Et uskuge mind, ettevõtted tegelikult oleksid valmis seda tegema, lihtsalt on vaja tõepoolest ühelt poolt riigi poolt anda siis innustus selleks, kas või läbi nende sama innovatsiooni vautšerite, mida me välja anname, ja teiselt poolt loomulikult siis sellised ka riiklikult rahastatud või siis omaalgatuslikult avatud innovatsiooni niisugused kogukonnad või töökojad. Aga tõesti, meil on olemas Mektori TTÜ juures, eks ju, meil on olemas Ideelabor Tartu Ülikooli juures, EAS rahastab 6 regionaalset kompetentsikeskust, kus on olemas täississeseadega niisugused just nimelt töökojad, kus siis saaksid ettevõtted tulenevalt selle regiooni spetsiifikast tooteid arendada. Meil on olemas regionaalsed väga hästi varustatud kutseõppekeskused. Ehk et selle teise idee puhul ma kindlasti kutsun üles mõtlema, kuidas võib-olla tõesti nende baasilt või siis nende samade eelnimetatud struktuuridega koostöös siiski selle konkreetse piirkonna ettevõtlusprofiilist lähtuvalt selliseid töötubasid luua. Sest mina näen ikka selle teise idee puhul selleks peamiseks vastaspooleks tegutsevat ettevõtjat, kes tõepoolest tellib siis selle reaalse lahenduse, milleks neil endal puudub kas idee, inimesed või siis ka võib-olla ressurss, eks ju. Nii et igal juhul tasub mõlemat ideed edasi arendada, lihtsalt üks tegeleb siis veidi samm eespool olevate asjadega, ehk siis sellega, et luua üldse see hulk inimesi, kes võiksid niimoodi insenerliku mõtlemisega mängida ja jõuda läbi selle nokitsemise ja mängimise tegelikult reaalsete toodeteni, ja teine pool juba siis võiks rohkem tõesti suunata ennast juba reaalsete ettevõtete teenindamisele läbi siis kas läbi nende avatud lahenduste, mis on tasuta kõikidele, või siis tõesti konkreetsele ettevõttele juba mingisuguse konkreetse tasu eest.